olen Tiina Veskla, mina olen Marketplace'i võtmekliendi haldur. Mina viin siis läbi selle esimese poole seminarist, räägin siis, mis variante me pakume ja teises siis pooles liitub Epp-Kristiina Keerov, kes on meie SEO peaspetsialist ja tema siis saab nendest SEO lahendustest natuke täpsemalt rääkida. Ja kui me nüüd nagu üldse räägime, miks me midagi teeme, siis me teeme seda ju kliendi jaoks, et me peame alati arvestama seda, et mida siis klient meilt loodab ja selle järgi siis oma tööd ja oma kampaaniaid planeerima. Et me oleme teinud igast erinevaid küsitlusi, uuringuid ja sealt siis on välja tulnud, et klient loodab meilt parima hinnaga pakkumist, kauba kiiret õigeaegset kohale toomist, kauba mugavat otsingut veebilehel, toodete kvaliteeti, põhjalikke filtreid, head garantii ja klienditeenindust ja muidugi siis kergesti toimivat tagastamisprotsessi ja kerget ja mugavat ostukogemust meie lehel. Ja kui me nüüd liigume turunduslike vahendite juurde, et mida me siis oma lehel üldse pakume, et te saaksite siis silma paista ja pakkuda meie klientidele seda, mida nad ootavad, siis selle jaoks on meil päris palju erinevaid võimalusi. Et me lähme nagu rohkem süvitsi nende sisse, aga nendest siis näiteks on müüjate iseteeninduse reklaamiplatvorm Martailer. Ma arvan, et paljud on sellest juba kuulnud, kui ei ole, väga hea, saate praegu kuulma. Meil on siis erinevad promokampaaniad ehk siis allahindluse soodushindade kampaaniad iganädalased, võimalus osta bännereid meie kõikidel lehtedel igas riigis, siis muidugi uudisteportaalides reklaamid nagu Delfi ja nii edasi, otsekommunikatsioon ehk siis uudiskirjad ja siis muidugi ka sotsiaalmeediakanalid ja siis SEO lahendused. Ja kui lähme liigume siis kohe selle esimese Martaileri juurde, siis nagu mainitud, see on selline iseteenindusreklaamiplatvorm, kus siis iga müüja saab ise oma tooteid esile tõsta meie kõigis 3 riigis. Kes ei ole veel osalenud, siis meil on olemas ka Martaileri teemaline Learning Friday seminar, kus me lähme rohkem veel süvitsi selle sisse ja räägime lähemalt. Et kui te ei ole seal osalenud, siis kindlasti soovitan. Me paneme siin seminari lõpus sinna chati aknasse ka siis lingi YouTube'i, kus te saate seda vaadata. Aga täna räägime siis ka nagu natuke põgusamalt, et mis see Martailer siis ikkagi on ja mis võimalusi teile annab. Et miks see Martailer üldsegi siis hea on? Esiteks, seda on hästi mugav kasutada. See säästab teie aega, sest et ei pea ootama mingisugust kinnitust meie poolt või suhtlema edasi-tagasi. Te saate seda kasutada päeval, öösel, ise neid reklaame üles panna, maha võtta, et see kõik on hästi kiire, hästi mugav. Reklaamide kulud on madalad ja kontroll siis kogu nende kulude ja reklaamide üle on teie käes. Te saate neid iga kell maha võtta, peale panna, siis sättida seda reklaami eelarvet, klikitasu, kampaania kestust, kui te näete, et midagi ei toimi, võtate maha, proovite uut asja, et kogu see otsustus ja kogu võim on nagu teie käes. Ja täpselt ongi nii, et kulutate täpselt seal nii palju, kui soovite. Et on müüjad, kes kulutavad seal mitmeid tuhandeid eurosi, iga kuu on müüjad, kes kulutavad paarkümmend eurot, et täpselt nii, nagu teile see sobilik on ja kuidas teie jaoks siis tulemused tulevad. Üks hea asi on seal veel siis see, et pärast seda, kui te olete endale need reklaamid üles seadnud, siis teil on pärast hea ülevaade kõikidest nendest reklaamidest, et palju siis neid reklaame näidatakse, palju sinna klikitakse, palju sealt müüki tuleb ja nii edasi. Et siis hästi hea on nagu analüüsida ja siis vastavalt sellele teha erinevaid siis otsuseid. Ja siis kui rääkida, et mis võimalused seal üldse on, seal on 3 erinevat reklaamitüüpi. Esimene on siis tiitelleht ja toodete lehekülg, teine on kaubakategooriate lehekülg ja siis ka natuke uuem võimalus on Facebooki reklaam, et saate sealt ka ise Facebooki reklaame seadistada. Esimene ehk siis tiitelleht ja toodete lehekülg on siis selline variant, et te saate oma tooteid tuua esile sarnaste toodete all. Nagu näha siin parempoolsel pildil on, et seda esitatakse siis sarnase toote all, partnerite pakkumised veerus seal.
Ja siis teine asi on see, et neid tuuakse esile esilehel, samamoodi partnerite pakkumised all. See siis toimib oksjoni põhimõttel, see tähendab seda, et teie ise määrate, mis hinnaga te klikki ostate. Ehk siis mida kõrgem on teie selle kliki panus, seda rohkem eetriaega ja seda rohkem teie toodet näidatakse. Aga seda kliki hinda saate ise reguleerida, et minimaalne kliki hind on 0,06 eurot. Saate täiesti vabalt sellest alustada ja siis jälgidagi neid kampaania tulemusi ja kui näete, et ei toimi nii hästi, kui peaks või et parajasti äkki on konkurents suurem, siis saate alati seda siis ka tõsta näiteks või siis samamoodi ka alandada. Teine variant on siis kaubakategooriate lehekülg ehk siis hästi selline võimas tööriist tuua oma toode ühes kategoorias esimesele kohale, nagu siin sellel ekraani tõmmisel näha on. Et sellega on nüüd niimoodi, et seal te ei maksa mitte siis kliki eest teie tootel, vaid te maksate nagu iga kord selle eest, kui klient teie toodet näeb. Ehk siis seal tuleb arvestada, et kui on mingi kategooria, kui teie toode on mingis kategoorias, mis on väga populaarne, ehk siis seda külastab palju kliente, siis ilmselt on neid näitamisi selle võrra rohkem ja siis ka hind kasvab. Et selle reklaami tüübi puhul on fikseeritud hind 1000 kuvamise eest, see on 15 eurot, aga see ei tähenda, et see 15 eurot siis nagu peab täis tiksuma, et te saate iga kell selle kampaania siis näiteks varem ära lõpetada või kui juhtub, et lihtsalt neid näitamisi nii palju ei tule, siis see 15 eurot täis ka ei tule. Et see on hästi nagu võimas tööriist tõesti, et kui te muidu olete oma kategoorias 5. või 10. või üldse seal 20. leheküljel, siis selle abil saate siis täitsa esimeseks ennast tõsta. Eriti hea on see siis, kui teil on hooajalised tooted näiteks, et kui mingites kategooriates on hooajaliselt väga suur koormus, väga suur liiklus, et siis hästi hea võimalus oma toode teistest esile tuua ja eriti hästi mõjub see veel siis, kui teil on näiteks tootel soodushind või tasuta transport või midagi sellist, et siis kõik need nupukesed, mis on toote juurde tulevad, et need siis toovad veel lisa nagu väärtust tootele ja tõmbavad aina rohkem tähelepanu. Ja siis nagu mainitud on meil ka Facebooki reklaam, see on kõige uuem reklaamitüüp, mis me Martelleris pakume. See on nüüd selline, et ei pea valima seal isegi mingeid tooteid välja. Et kui eelmistel 2 reklaamitüübil te ise valite, mis tooteid te tahate esile tuua, siis Facebooki reklaamis läheb arvesse kogu teie sortiment ja siis algoritm ise valib siis Facebookis välja vastavalt kliendi tüübile, millist toodet ta parajasti näitab. Et seal siis teil on võimalus siis tuua oma tooted esile nii Kaup24 Pigu kui ka 220 Facebookis ja see toimib siis hetkel sellise kuutasu ettemaksu vormis. Minimaalne on siis 10 eurot päev ehk siis 300 eurot kuu. Ja see siis alati nagu jooksebki lõpuni välja, et kui te olete selle üles pannud, siis 30 päevaga täis jookseb. Ja seal samamoodi siis nüüd õnneks saate vaadata ka samamoodi oma neid statistikat selle kohta, et palju sealt müüki tuleb, palju näitamisi ja nii edasi. Kui nüüd edasi liikuda, siis teine võimalus on osaleda meie promokampaaniates ehk siis meie sooduskampaaniates. Need toimuvad meil iga nädal ja kestavad kuskil siis üldiselt 1 nädal, aga mõned kampaaniad ka 2 nädalat näiteks. Neid siis korraldab Kaup24 ise, teie midagi seal tasuma ei pea, meie katame kampaaniakulud ja need kanalid, kus seda sooduskampaaniat reklaamitakse, on siis televisioon, erinevad siis uudisteportaalid, raadio, Facebook ja nii edasi, et kogu see poolne turundus on siis meie kuludest, et teie seal midagi maksma ei pea. Et kui te nüüd näiteks soovitegi osaleda sellises suuremas kampaanias, siis aeg-ajalt me saadame ise välja sellised kampaania infot, aga alati võite ka ise oma võtmekliendi halduri poole pöörduda, öelda, et teil oleks huvi osaleda mingis kampaanias ja siis me saame koostöös teiega vaadata välja, et mis lähiajal tulemas on, kuhu te siis võiksite sobida.
ja siis peaksite otsustama lihtsalt, et mis sortimendiga te soovite seal osaleda, millist allahindlust te soovite pakkuda ja millistes riikides te soovite osaleda, et kas siis nii Kaup24, Pigu kui 220 või siis võite valida ka põhimõtteliselt ainult ühe riigi näiteks. Mõned nõuded on ka muidugi, et seal osaleda, et selleks, et üldse seal sooduskampaanias osaleda, peab tootel olema soodushind, sest et muidu seda sinna kampaaniasse automaatselt ei lisata. Ja nüüd on meil tekkinud natukene muudatusi selle kampaania vormi osas, et kui hetkel need suured kampaaniad on korraldatud niimoodi, et me näitame siis seal kampaanialehel erinevate müüjate bännereid ja ta on pigem selline nagu müüjapõhine olnud, siis edaspidi hakkab ta olema kategooriapõhine. Et me oleme teinud erinevaid uuringuid ja analüüse ja sealt on välja tulnud, et efektiivsem on teha seda just kategooria ja tootepõhiselt, et seetõttu ka siis selline muudatus varsti käiku läheb. Ja seal siis on niimoodi, et kategooriapõhiselt tuuakse parimad pakkumised esile, et ma kohe näitan siis teile järgmisel slaidil ka, et kuidas ta hakkab välja nägema. Et siis esilehel muidugi on täpselt samamoodi, et suur bänner, mille peale siis vajutades tuleb ette kampaania lehekülg. Ja siis see on küll nüüd Pigu LT oma, aga süsteem on sama ka siis Kaup24 omal. Et on näha, et seal on erinevad kategooriad välja toodud ja nende all siis tooted ehk siis parimad pakkumised. Ja need parimad pakkumised sinna alla tulevadki siis algoritmi järgi automaatselt. Ehk siis need tulevad sinna alla hinna, tarne ja ostude alusel ja need muutuvad siis seal kogu aeg ka. Ja siis sinna soodustuste, et üldse neid soodustusi näha, esiteks ongi see suur bänner meie lehel ja siis ka, kui te näete, meil on see hall riba, kus siis on eraldi välja toodud soodustused ja top pakkumised, et ka sealt alt siis pääseb nende soodustuste alla. Ja muidugi me saadame iga kampaania kohta välja ka uudiskirja. Kui siis liigukski nüüd edasi bänneriteni, et bännerite jaoks meil on hästi mugavalt kokku pandud paketid ja need paketid lähevadki siis 1-2 niimoodi edasi vastavalt siis hinnale ja siis sellele bännerite arvule. Et esimene pakett bänneritest on selline, et sinna alla kuulub siis selline bänner, mis pannakse top pakkumised alla, et kui te näete siinsamal sellel hallil ribal on selline koht nagu top pakkumised ja erinevad bännerid, siis teie saate sinna ka soetada bänneri ja see pannakse alates siis 3. reale. Ja siis selle bänneri puhul, kui te soovite sinna seda soetada, et jälgida, et hästi selge visuaal, hästi selge kommunikatsioon, mida te pakute, hästi ilus visuaal peaks olema, et hästi selge kommunikatsioon, kuna sinna nagu palju teksti lisada, siis see juba läheb segaseks. Mida selgem, seda parem. Ja teiseks siis sinna paketti kuulub ka kategooria top bänner, ehk siis nagu siin on näha see enam kui 300 kasvuhoonet, et see tähendab siis seda, et teie bänner pannakse siis sobiva kategooria ülesse. Ja siis ka, et pannakse kategooriatesse ja alamkategooriatesse ka. Ja siis see oli esimene pakett. Ja kui liigume edasi teise paketi juurde, siis seal paketis nüüd on lisaks nendele 2 esimesele, mis ma juba rääkisin, ehk siis seal top pakkumiste bänner ja siis kategooria bänner, sinna lisandub nüüd veel mõned bännerid. Ehk 8. positsiooni reklaam. See on siis kategooriates, seal keskel te näete see mootorõli superhindadega, et seda on 8. positsiooni reklaam, ehk siis ta on 8. kohal, et nagu 8. toode. Ja see siis ka samamoodi sobivatesse kategooriatesse paigutatakse. Ja siis sinna teine lisandus on ka siis reklaam segmenteeritud uudiskirjas, et selles mõttes segmenteeritud uudiskirjas, et need uudiskirjad saadetakse siis välja
vastavale klienditüübile ja vastavalt ostuharjumustele, et saadakse eraldi välja rõivad, aksessuaarid ja nii edasi, et teemapõhiselt. Et siis on teada, et nagu teie siis bänner pannakse õigesse sihtgruppi ka. Siis võime rääkida juba kolmandast paketist, mis siis on jälle niimoodi, et sinna siis kuuluvad esimese bänneri 2 bännerit, siis nüüd teise paketi 2 bännerit ja veel lisandub sinna juurde selline bänner, mis pannakse meie esilehe suure bänneri alla, nagu siin on see Lego auto oma ja Refide oma, ehk siis üks see bänner. Ja siin all on näha, kuidas ta siis mobiilis kajastub, et mobiilis on ta niimoodi ühekaupa karussellis. Ja siis lisaks sellele kuulub sinna sisse logo meie esilehel ja veel ka siis see bänner sellises kohas, et kui te lähete meie esilehel, valite kaubanduskeskus ja siis sealt alt kõik kauplused, siis sellise bänneri, nagu siin on näha, see selline värviline bänner selle naisterahvaga, et siis see võiks olla nagu teie poe reklaambänner. Ja 4. pakett tähendab seda, et see on siis nüüd ainult, see ongi siis nüüd mõeldud personaliseeritud lahendustele ja selle saabki siis kokku panna vastavalt teie enda soovidele ja võimalustele. Et näiteks see võib koosneda siis ka näiteks brändileheküljest, otsekommunikatsioonist ehk siis uudiskirjad, internetiajakirjandus nagu Delfi ja nii edasi ja siis sotsiaalvõrgustikud, et lähme natuke nendesse natuke rohkem ka sisse. Et võeteks brändilehekülg on selline täiesti eraldiseisev maandumisleht meie lehel, mida saab teha teie brändile, mis siis suurendab teie tuntust, annab usaldusväärsust, täiesti saate teha seda oma stiilile, disainile vastavalt ja see siis on näidanud, et 1,5 korda suurem conversion rate võib tänu sellele maandumislehele tulla. Ja siin näiteks ideid ammutada, et millised need maandumislehed olla võiksid, siis me paneme siin seminari lõpus ka mõned lingid, et te saate ise näha neid, et meil on näiteks Legol, Apple'il, Samsungil, Philipsil, Maxi-Cosil on sellised maandumislehed, et saate neid vaadata ja uudistada, et praegu siit ei hakka nendele kohe minema. Otsekommunikatsiooni võimalustest, siis nagu öeldud, see on uudiskiri, et on siis 2 võimalust. Üks võimalus on siis panna teie bänner meie massuudiskirja, mis siis saadetakse välja iga nädal. See siis räägib meie üldisest suurest sooduskampaaniast ja siis teie siis bänner paigutatakse siis sinna uudiskirja lõppu. Ja teine variant on siis segmenteeritud uudiskiri, et nagu mainitud, see on juba siis selline juba väga nagu personaliseeritud uudiskiri, mis saadetakse välja teatud klienditüüpidele, et siis nende ostuharjumuste ja huvide põhjal, ja sinna siis saate ka oma bänneri paigutada. Kui siis vaadata meie andmebaasi, siis et miks üldse bännerid meie uudiskirjadesse näiteks panna, siis meil on väga suured andmebaasid igas riigis. Eestis Kaup24 uudiskirja tellijaid on 200 000, Lätis on neid 270 000 ja siis kusjuures 67 000 vene keelt kõnelevat klienti ja Leedus siis lausa 700 000. Et kui nüüd mõelda, et isegi kui sealt 1% klikib teie bännerile ja vaatab teie tooteid, siis tegelikult see on juba päris hea liiklus teie poele. Ja nagu mainitud, internetiajakirjandus, ehk siis te saate meie kaudu panna bännereid erinevates uudisteportaalidesse, siin on näha, et Eesti, Läti ja Leedu variandid, et te saate siis tuua oma tooted esile ja seal on siis ka oluline jälgida seda, et see oleks hästi selge sõnum, et tooted oleksid väga hästi välja valitud, et seal selline, ütleme, üle 2-3 toote lisada pigem ei saa, et siis need tooted oleksid hästi välja valitud vastavalt sellele hooajale ja kõigele. Ja muidugi seda kõike saate siis koostöös meie ja meie turundustiimiga läbi arutada enne. Jah, et siin on veel näited, et saate
et kuidas siis neid saab tuua erinevates uudisteportaalidesse välja. Ja muidugi hästi oluline osa, sotsiaalvõrgustik. Ma tahtsin bännerite kohta veel seda ka muidugi mainida, et bännerite valmistamine on meil seal hinna sees, et te saate neid ise teha, kui te soovite, teil on mingi kindel disain, eks ju. Aga muidu meie saame neid teie eest väga hästi teha ka valmis. Et see kõik on kokkuleppe küsimus. Aga sotsiaalvõrgustiku juurde minnes hästi oluline tänapäeval võimalus on siis meie Facebooki kaudu ennast reklaamida, kas siis näiteks konkursside või reklaamide või postituste näol. Et võimalus on näiteks teha ka siis selliseid postitusi ja reklaame, et kus te saate reklaamida oma mingit asjakohast tootevalikut ja nii edasi või mingeid häid uudiseid, häid soodustusi või siis teine variant saab korraldada konkursse ehk siis auhinnamänge, kus siis saab olla ka niimoodi, et siis teie poolt on näiteks auhind ja meie poolt kommunikatsioon. Ja siis teine variant ka Instagram, kus te saate siis ka oma tooteid esile tuua. Et Instagrami puhul tuleb siis seda silmas pidada, et meil on Instagramis kindel stiil, et meil on seal oma fotograaf, kes pilte teeb, et kui te näiteks soovite oma tooteid meie Instagramis esile tuua, siis need tooted peaks siis meie fotograafile saatma, kes siis teeb vastavad pildid. Ja võimalus on siis seal teha Instagrami storiesi, reklaame, postitusi ja siis ka neid reels'e ja kõike ka muud. Et meil on näiteks Instagramis enda suunamudijad Eestis, kellega meil on kokkulepped, kellega me teeme koostööd, aga nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Aga kui teil on mingi enda inimene, kellega te sooviksite koostööd teha, et siis see on ka muidugi võimalus, aga lihtsalt siis tuleks meie kommunikatsioonitiimiga läbi rääkida, et see kindlasti enne, et see sobiks täpselt meiega kokku. Ja Instagramist nii palju veel. Ja nüüd siis ongi SEO osa ees, et siit nüüd võtaks üle Epp-Kristiina Keerov. Et tere! Ja ma annangi siis sõna sulle nüüd. Minu poolt ma ütlen aitäh, et see läks küll väga kiiresti kõik nüüd mööda, ma loodan, et midagi siit meelde jäi ka, aga muidugi kõik küsimused me vastame pärast, kui midagi veel jäi natukene segaseks minu jutust äkki. Nii, aga palun. Nii, tere, aitäh. Jätame selle presentatsiooni, kui sa saad Tiina äkki ette jätta, et siis sa saad ehk jagada mulle järgmist slaidi ka. Ja mina olen siis Epp-Kristiina, olen siis Pigu ja Hobbyhall Grupi SEO juht. Meil on siis Baltikumis, Leedus, Lätis, Eestis ja Soomes täna veebilehed ja nende SEO-ga tegelengi. Ja SEO on siis tegevus, mille käigus tehakse oma tooted ja sisu, veebisisu siis nähtavaks ennekõike just otsingumootorites ja öeldakse otsingumootorit, tegelikult mõeldakse tänapäeval põhiliselt Google'it. Ja meil on olemas oma ettevõttes sees, ehk siis Pigu klientidele, ehk siis Coop24 marketplace'i kasutajatele klientidele on olemas paar teenust, mida me müüme 2 paketti nii-öelda SEO teenuste pakkumiseks, on nii-öelda VIP-pakett ja tavapakett. Nendest täna liiga palju ei räägiks, sest elu on näidanud, et enne kui tasub hakata ostma SEO teenuseid peale, tegelikult oleks mõistlik teha ära need asjad, mida saab tasuta teha. Ja SEO-ga õnneks ongi lugu selline, et mida rohkem te ise teete ära oma tekstidega tööd, seda parem on see lõpptulemus. Ja see raha hulk, mis sinna sisse panna, kas üldse panna või kas ise seda teha või mitte, et see tegelikult seda edu ei määra. Ehk et on võimalik 0 eurot investeerides saada täpselt sama tulemus, mis saadakse siis, kui pannakse sisse 1000 ja tänu sellele me ka nendest pakettidest võib-olla liiga palju rääkida ei tahaks. Ja kui teil on küsimusi, siis selle osa võiks küll teha niimoodi, et kohe, kui teil on küsimus, tõstke käsi või hõigake vahele, et võime ka küsimuste vastuste vabas vormis sellest rääkida. Aga ma kõigepealt, ma ei tea, kas te saate äkki lihtsalt käega seesama siin chatis käe püsti visata, et kui palju teist on üldse SEO-ga kokku puutunud varem? Meil on üks, Sander. Tuleb siin veel, nüüd on meil juba 5 tükki käe tõstnud, nüüd päris hästi läheb.
nii, et meil on 10 inimest siin, kes on sellega varem kokku puutunud. Et see tegelikult on päris hea näitaja. Käisime eelmise sügise Best Internetil, mis on siis internetiturundajatele konverents ja sealseid inimesi, kes SEO-ga tegelenud, oli alla 10%. Et selles mõttes võib öelda, et Kaup24 Marketplace'i kasutajad on oma kogemustes kaugemale jõudnud kui keskmine internetiturundaja Eestis. Et SEO siis, nagu siin enamik teab, eks ole, tähendab otsingumootoritele optimeerimist ja SEO on oluline sellepärast, et kui Google peab valima, milliseid tulemusi näidata, siis tal on terve hulk selliseid muutujaid, mille alusel ta otsustab, et millist tulemust, millistele kasutajale nüüd kõige esimeseks panna, milline panna teiseks, milline kolmandaks ja nii edasi. SEO teeb keeruliseks see, et Google on järjest enam läinud seda teed, et ta püüab personaliseerida tulemusi. Ehk siis see, mida sina oma ekraanil näed, ei ole päris sama, mida näeb keegi teine oma ekraanil. Google arvestab cookiesid, arvestab näiteks tema sõpru sotsiaalmeediast, tema kontaktilisti ja kõiki muid selliseid tegureid ka. Et see tähendab seda, et kui sa oma ekraanil vaatad, et ohoo, ma olen esimene, siis see tingimata ei tähenda, et ülejäänud Eesti näeb sind esimesel kohal. Et sellepärast on meie käest näiteks võimalik pärida ka statistikat, küsida nõu, et meil SEO osakond töötab jooksvalt ja püsivalt ja tegelikult meil on võimekus ka personaalset nõu anda, kui tahate rohkem infot selle kohta saada, et kuidas teie siis Kaup24 poel just täpsemalt läheb. Ja SEO teeb keeruliseks see, et kui tavaliselt näiteks Google AdWordsi puhul iga reklaamiga on asi selge, et võtad valid märksõnad, mahtad, sa saad kliki selle eest. Siis SEO puhul, kuna need tegureid, mis mõjutavad on väga-väga palju, on garanteeritud tulemusi praktiliselt võimatu saada. Mis väga palju loeb Google jaoks on see, kas inimene, kes tuli, oletame, kui teie tulemus on Google'is näha, eks ole, et sinu pood tuleb, inimene kirjutas kollased saapad, kollane saabas on just see, mida sina müüd. Google näitas, et Kaup24 on kollased saapad, näitab seda teie poodi, eks ole, seda tootelehte. Et see, kui hästi selle lehel, selles Google otsi tulemustes otsingule kollane saabas või kollased saapad minema hakkab, sõltub nüüd sellest, kui palju Google arvab, et see leht on selle teemaga või selle otsingufraasiga seotud ja sõltub ka sellest, kuidas kasutajad käituvad, kui nad olid juba klikkinud. Ehk mitte ainult see tekst, mis seal peal oli, vaid ka see, kuidas kasutaja käitus pärast seda, kui ta Kaup24 poodi jõudis. Ehk et kui sul on toode, sul on tekst väga hästi optimeeritud, aga inimene tuleb, otsustab, et see on ikkagi vale vastus tema jaoks ja vajutab brauseril back nuppu, siis Google näeb ka seda, et näed, otsis kollane saabas, sattus Kaup24 teie poodi kollase saapalehe peale ja otsustas, et see igal juhul tema vajadustele otsides kollane saabas ei vasta. Ja see nüüd oluline sellepärast, et meil Kaup24-s, kui te natukene ringi surpate, vaatate seal teisi Marketplace'i müüjad, siis te näete seda, et seal on, kuidas nüüd öelda, meil on mõned poeomanikud, kes on püüdnud oma toodete nimedesse, siis nagu toote nimesse, panna sisse kõik maailma märksõnad. Et kui sa müüd kollast saabast, paned sinna kollane saabas, parim saabas, kõige parem saabas, eriti hea hinnaga, et meil on ka selliseid tooteid. Ja nendel toodetel üldiselt on see tagasipõrke tase, ehk siis bounce rate on oluliselt kõrgem Google'i puhul. Ja samuti nendel lehtedel madalam conversion, ehk siis kasutaja tuleb, tal ei ole turvatunnet, et ta teaks, mis tootega tegemist on. Ja sellepärast siis tegelikult jätab selle ostu sooritamata või läheb otsib midagi muud ja Google näeb ka seda, et see interaktsioon selle lehe või selle tootega ei toimumata. Et selles mõttes, kui me räägime optimeerimisest, siis see, et optimeerida kõikidele sõnadele võimalikult hästi välja tulla, et see ei saa olla eesmärk. Eesmärk peaks olema see SEO-ga, et sa tuled välja nendele klientidele, kes päriselt sinu toodet saada tahavad. Nüüd, kui me räägime tavaveebidest, siis selleks, et SEO-s välja tulla need teksti osad, mis seal veebis on, et seal on olemas teatud sellised põhireeglid. Näiteks, et metatiitel, lehe pealkiri, mis on siis koodi sees, et see peaks olema alla 60 tähemärgi. Meta description, ehk siis see kirjeldus, mis Google'is näed otsi tulemustes selle kirjeldava või selle otsi vastustes pealkirja aluse osana, see võiks olla kuni 155 tähemärki. Meta descriptioni eripära on ka see, et lisaks selle tähemärkide hulgale on väga oluline, et seal ei korduks sõnad. Et näiteks, kui sul on saabas, kui sa paned teist korda sõna saabas sinna sisse, väga hea saabas, eriti hea hinnaga saabas, siis kohe, kui Google jõuab teise korrani, kui seda sõna saabas on mainitud metakirjelduses, ütleb ta, ahah, stopp ja siit edasi ta ei loe.
Ehk et ta juba otsustab, et see metakirjeldus on tehtud nii-öelda mitte inimese jaoks, mitte inimesele mõeldes, vaid ongi optimeeritud üle nii-öelda, et püütakse robotit petta, mitte inimest aidata ja tänu sellele siis Google karistab seda sellega, et ta lihtsalt ignoreerib seda, mis sa oled lisaks sinna kirjutanud. Ja mis Google'ile, mis aitab igas olukorras on see, kui sul on linke, mis viitavad sinu toodetele, sinu poele Coop24 veebis. Ehk kui sul on e-pood, siis mida ma soovitan kindlasti on see, et kui teil on partnerid, kes ei ole Coop24, aga on teised veebilehtedel, teil on blogisid, teil oma koduleht võib-olla, eks ole, et igale poole, kus võimalik, lisage ka link, mis sisaldab need õigeid märksõnu, näiteks kui te müüte saapaid, kollaseid saapaid eriti, siis kollased saapad Coop24 näiteks, et lisage linke ja see aitab nendel lehtedel endal ka siis olla nähtav ja tulla välja ja ta aitab ka seda poodi promoda, eks ole, ja vastupidi. Ehk et on väga oluline, et te neid linke jagate, sest Google'i vaates link on nagu soovitus, nagu personaalne soovitus. Mida rohkem on teie veebi soovitajaid, ehk siis teie poe soovitajaid Coop24 veebis, seda usaldusväärsem on see Google'i jaoks. Et kui tal on valida, et kas siin on nüüd näiteks 2 kauplust, et ühele ei ole mitte ühtegi sisse tulevat viidet ja teisel on neid 100, siis ta ütleb, ahah, et näed, et 100 inimest või 100 kohta soovitavad kollase saapa otsinguga pöörduda sinna. Ja see on üks teenused, mida me siis müüme ka oma kauplejatele, on need paketid, kus me aitame neid linke lisada. Näiteks meie VIP-paketi osaks on see, et me kirjutame artikleid kui meil on kevad tulemas, kirjutame näiteks, siin on just see väga hea slaid, et siin näitab ära, et see sinine osa, eks on siis see kirjeldus, metatiitel ja selle all must tekst, eks on see metadescription, eks siis see metakirjelduse osa on ju. Et meil on olemas VIP-pakett, mille käigus me siis näiteks aitame teil kirjutada artikleid või paneme neid välja ka näiteks Delfisse, Postimehes ja nii edasi veebides, kus siis on viiteid teie e-poele teksti seest ja Google näeb neid kui soovitajaid. Kuna Delfi, eks ole, on tuntud veebileht, tal on nii-öelda autoriteetsus olemas Google'i silmis, väga paljud viitavad Delfile, Delfis on väga palju väärtuslikku sisu, väga palju kasutatakse, siis Delfis avaldatud reklaamartiklil, millel on lingid tagasi sinna e-poodi, teie e-poodi siis Coop24, siis see Google'i jaoks ütleb ka, et tegemist on usaldusväärse allikaga ja et seda nii-öelda ta soovitab siis kasutada. Meie puhul, mis nende artiklite puhul nüüd teada tasub, on see, et tegelikult ei ole vahet, kas sa ostsid selle artikli läbi meie teenuse või ise. Et see ei ole kuidagi niimoodi, et kui me nüüd seda teenust müüme, et meie ostetud Delfi reklaamartikkel on miskit pidi parem kui see artikkel, mille te ise saate näiteks Delfisse. Et seda kindlasti seisu ei ole, et mida rohkem sa saad ise neid linke, mida rohkem eriti sa saad linke veebidele, kus on siis Google'il on see autoriteetsus on kõrge Google'i jaoks, eks ole, et seda parem ja ma alati soovitan seda teha ja ma alati soovitan enne, kui te meie käest tulete nii-öelda SEO teenuseid ostma, proovige ise, vaadake, mis hinnaga te saate näiteks reklaamartikleid, võimalik, et te saate parema diili, võimalik, et teil on see keegi tuttav ees, võimalik, et teil on mõni tuttav blogija, võimalik, et teie veebil on endal blogi, mida te teete, eks ole, või peate, et kasutada siis oma kanaleid enne kõike rohkem ära. Ja SEO kasu siis, et miks on SEO üldse vaja, on see sama, et otsingumootorites ehk siis Google'is oled sa nähtav kogu aeg, kellaajast sõltumata. Kui sa oled ühe korra selle positsiooni või selle koha kätte saanud, sa oled otsitulemustest kollase saapaga välja, siis see töötab sinu heaks, millal iganes see kasutaja sinna otsima läheb. Et see pole enam oluline, eks ole. Kui me räägime reklaamist, näiteks AdWordsist, siis reklaamiklikk, eks ole, sa maksad kliki pealt AdWordsi puhul, mis tähendab seda, et kui sa enam ei maksa, siis seda klikki ei tule, Google ei näita seda, sest et ta ei saa selle pealt enam raha ja see reklaam on kaotanud või minetanud oma väärtuse. SEO väärtuseks siis see orgaaniliste otsitulemuste väärtus on püsiva iseloomuga. Et see väärtus ei kao ära, kui sa oled ühe korra juba nähtavale tulnud, siis Google üsna hea meelega üsna kaua sind hoiab, nii kaua, kui tekib põhjus sind mitte näidata, näiteks toodet enam ei ole. Jah. Nii, saime vahepeal küsimuse, võtan selle hea meelega täitsa vahele. Aleksander Bergse chati kirjas, et miks võtmesõnad tootelehe kirjelduses ei tööta Coop24 otsingus. Ehk et kui on kirjelduses mingi võtmesõna, siis Coop24 otsing ei näe seda. Kui võtmesõna on toote nimetuse, siis otsing töötab hästi. See toote nimetuses on reeglid, mis lubab ikka toote nimetust. Jah, on küll võimalik optimeerida. Aga mida ma tahaks selle kohta öelda on see, et me ei hakka kunagi otsingut panema üle toodete kirjelduse. Sellepärast, et toote kirjeldusse on võimalik kirjeldada kõike.
panna terve sõnaraamat ja tekib olukord, kus inimene otsib, eks ole, et sellest müüja suvast sõltuvalt siis need tooted kas tulevad välja või ei tule ja nad tegelikult ei ole kasutaja jaoks alati mõistlikud vasted. Ja tänu sellele me seda võimalust avama ei hakka. Aga mida me saame kogu aeg jooksvalt teha on see, et meil on olemas oma sisutiim, kes tegeleb sisu asjadega ja otsingutega ka sealhulgas, et kui seal toote kirjelduses või näiteks on mingid märksõnad, mis on olulised, siis meil on võimalik otsingus käsitsi määrata, et vot need ja need lehed peaks nende sõnadega välja tulema. Ehk siis meil on võimalik käsitsi kontrollida, mis on, siduda tooted nende märksõnadega. Meil on siis endal võimalik lisada märksõna toote külge. Et kui on näiteks mingid kindlad märksõnad ja kindlad tooted, millega see toode oleks mõistlik ka kasutaja vaates, et ta välja tuleb, siis tasub sinna marketplace'i, kes on ta kliendihaldur näiteks, eks ole, et tasub sinna kirjutada samamoodi näiteks, väga hea küsimus just sellepärast, et on ka see, et on aeg-ajalt juhtub, et toote nimi näiteks on televiisor, aga tahate, et tuleks ka kindlasti välja otsingus märksõnaga tele, siis see seos on meil juba loodud, aga kõiki sünonüüme paratamatult me ei ole saanud sisse panna, mis tähendab seda, et kui teil on näiteks, kui te olete märganud, et mingi oluline sünonüüm on puudu või et otsing näiteks eesti keele eripärade tõttu, kuna eesti keeles meil on väga palju liitsõnu, meil on siin eesti keele tavakeeles on kasutusel üle 50 000 liitsõna, siis juba see tekitab selliseid unikaalseid olukordi lisaks käänamisreeglid Eestis, et kui te avastate näiteks, et mõni kääne ei tööta otsingus või ainsas mitmus ei tööta, siis sellest tasub ka teada anda, et me saame need ise lisada, aga seda võimalust, et kõiki otsingus, et otsing toimuks üle ka toote kirjelduste, pikkade kirjelduste, et seda varianti kahjuks ei ole ja seda ei saagi tulema. Just sellepärast, et see on asi, mida me ei suuda kontrollida. Et meil on müüjad, kellel tuleb feediga sisse kogu toote kirjelduse info ja kui me seda lubama hakkama, siis tekib olukord, kus kasutaja tegelikult kaotab. Et ta otsib midagi, aga ta saab kätte mitte selle, mida tal vaja on või toote, mis on kontrollitud selle märksõnaga seotud, vaid ta saab siis mis iganes, mida see müüja on otsustanud selle toote kohta kirjutada. Et kas see vastas küsimusele? Aga jah, et kurvastuseks siis ütlen, et seda võimalust ei olegi tulemas. Aga see, näiteks seesama on jälle hea näide tegelikult ka Google'i kohta, et Google näeb toote kirjeldusi. Et see, et nad meie otsingus välja ei tule, ei tähenda, et Google neid ei näe. Google näeb seda teksti ka, mis on sul toote lehel toote kirjeldusse pandud. Nüüd, kuidas Google märksõnu otsustab või valib, et mis on sealt oluline, mis ei ole, et see käib kahel põhimõttel. Üks on see, et Google'il on olemas see Google'i robotitel, eks ole, on tänaseks olemas keeleanalüüsi moodul, mis siis tegelikult loeb selle teksti läbi ja ta saab aru, mida need sõnad tähendavad. Ta ei loe samamoodi nagu inimene, ta loeb ikkagi robotina, aga tehisintellektina ta õpib pidevalt ja näiteks saab Google'i robot aru, et kui sa kirjutad, oletame, võtame postkontor, eks ole, et postkontoris on kirjas, et pakile järgi tulemiseks võta kaasa pass. Ja kui sa tahad, et keegi teine tuleb sinu pakile ise järgi, siis peab tal olema ta-ta-ta-ta, eks ole. Et kui sina nüüd, see on siis postkontori lehel olev info. Kui nüüd kasutaja läheb ja tahab teada, mida tema peab tegema, siis ta kirjutab seda teiste sõnadega. Kirjutab näiteks, et mida mul on vaja, et pakk ära tuua. Ja need on need samad sõnad, mis ei pruugi isegi selles kirjelduses sisaldada, et üks on tuua, järgi tulla, järgi minna, eks ole. Need on erinevad sõnad. Et mida mul on vaja, mida peab tegema ja nii edasi. Et Google tegelikult saab sellest aru, et et postkontori veebis oli leht, mis rääkis sellest, kuidas pakk kätte saada, mis need reeglid on. Ja vaat seda see inimene otsibki, et ta saab sellest eesmärgist otsingu puhul üldjuhul päris hästi aru ja oskab neid siis sõnuga asendada, sünonüüme valida. Sellest tulevad ka vahel eesti keele puhul naljakad apsakad, aga pole lugu. Google'i keeleanalüüs iga päevaga areneb, kasvab, täieneb. Et see on siis nagu paranemas, aga kui me räägime nendest toote kirjeldustest, eks, siis on hästi oluline, et Google'i jaoks asi meeldiks, et te ütlete, mis tootega tegu on. Et väga tihti unustatakse ära, et räägitakse kollastest saabastest, väga tihti see sõna saabas jääb sealt kõrvale. Need on kollased, veekindlad, väga mugavad, et kasutatakse asesõnu, mis on ka eesti keeles väga levinud, et need, see, sinna ja nii edasi, eks ole. Et tasub kindlasti, kui see toode on teil saabas, siis ka toote kirjelduses panna saabaste, ma ei tea, need saapad on nööridega, selle saabaste suurused on sellised, eks ole, et neid saapaid on nendes värvitoonides. Et kindlasti vaadata, et see põhitermin, selle toote termin, kui on saabas, et oleks seal sees ja teiseks, igal tootel on üks või kaks omadust,
mis selle kasutaja jaoks eristavad teistest toodetest. Näiteks saapa puhul võib olla, noh, ma ei tea, sõltub otsija eesmärgist, et ma ei tea, kuidas sul, Tiina, on, et kas olete, millised viimased saapad, mida sa ostsid, millised need olid? Panid mind kohe niimoodi siin, jah. Mis ma ostsin? Ma ostsin mustad saapad pärlitega. Aga mida sa valisid? Kui sa hakkasid saapaid ostma, enne seda oli sul mingi vajaduseks? Mis ma otsin naiste saapad, naiste madalad saapad või midagi sellist. Et madalad, ehk siis sa teadsid, et sa kontsaga saapaid ei taha, eks, et noh, libe aeg, et siis on kontsaga raske, on ju. Kas sul oli veel midagi, mida sa teadsid selle saapa kohta enne? Näiteks värvi teadsid või ei teadnud? Mustad, jah. Mustad madalad saapad või midagi sellist siis. Siis sa teadsid, et mitte lihtsalt mustad ja madalad, vaid et ka naiste saapad on ju. Kas sa teadsid näiteks, et sul roomiktalv või see ei olnud väga oluline enam? Ei ole see enam oluline. Aga mille järgi, kui sul on, meil on mustad, madalad naiste saapad, neid on, noh, ma ütleks, et Eestis on müügil 1000 erinevat paari, on ju. Mille järgi sina tunned ära, et see on õige saabas? Mis on järgmised kriteeriumid sinu jaoks? No siis ongi võib-olla, et neetidega või klambritega või mingid sellised lisad, eks ju, mis ma paneks sinna kirja. Kas sinu jaoks näiteks hind oli oluline kriteerium? Ei, hinda ma ei küll ei pannud. Ei, ma mõtlen mitte otsingusse, aga mõtlen, kas oma peas sa teadsid? Oma peas ma ikka tean mingit hinnapiiri, jah. Just, et ma mõtlen seda, et selles mõttes, ja selle sa tunned ära, kas on õige saabas või mitte, teatud märksõnadest, eks ole. Näiteks, kui sul on kui sa oled valmis ostma suhteliselt kallist saabast, on ju, siis oletame, et sinu hinnapiir sinu peas oli näiteks 500 eurot, oletame, eks ole. Et siis sellisel juhul näiteks sinu jaoks võiks kaubamärk olla väga-väga oluline. On ju? Mis tähendab seda, et kui sa juhtumisi müüd kalleid saapad, mis on hinnaklassis 500 või 300 või 700, eks ole, et siis kui see kaubamärk sellele ostjale on väga, eks siis tegelikult loogika on selline, et mida kallim on toode võrreldes selle turu keskmisega või saadavaga, seda väärtuslikum on kaubamärk selle puhul näiteks. Et sellisel juhul tahaks võib-olla just öeldagi, et oletame, et seal on näiteks Eco saapad, on ju, et siis öeldagi, et Eco saapad või Gucci saapad või Diori saapad või Diori madalad mustad saapad, eks ole. Et sellisel see kaubamärk on märksõna, mille tähtsus on hästi kõrge ja seda tasub ka sinna toote pealkirja panna, lisaks sinna kirjeldusse, eks. Aga et oletame, et sa ei ostnud 700 euroseid saapaid, on ju, et oletame, et hinnapiir oli oluliselt madalam. Sinu jaoks see kaubamärk oli asi, mida sa teadsid või sa olid valmis katsetama? Jaa, pigem valmis katsetama, jah. Okei, kas sa oleksid olnud valmis ostma ka näiteks saabast, mille kaubamärki sa pole varem kuulnud? Mina olen, jah. Ma ei ole hea näide praegu, mina olen. Jah, ega mõtlen, aga see on jälle hinnaklassiga seotud, et näiteks statistiliselt, ma vaatan hästi palju statistikat, eks igapäevaselt, et statistiliselt inimesed, kes ostavad saapaid, mille hind on alla 70 euro, kui see on see nii-enda ootuspärane hind saabastele, et neid inimesi, nemad muideks ongi altimad ostma saapaid või nagu üldse tooted, eks ole. See on siis iga toote puhul on siis seal toote keskmine hinnaklass, mis loeb, on ju. Et saabaste puhul on see kuskil 70 euro juures see piir, et need, kes tahavad saabastest maksta kindlasti alla 70 euro umbes. Et need on need, kes ei tunne, et peab olema kindel kaubamärk või kes arvavad, et okei, kui ma kaubamärki ei tea, et pole viga, et kui vaja, siis vaatan, eks ole edasi. Ehk et sinu puhul oleks olnud väga oluline, kui sa müüd odavaid saapad nii-öelda, et mõelda läbi, mis sooviga see kasutaja tuleb, kelle jaoks need saapad oleks just ideaalne. Eks, ja siis vaadata, et need märksõnad oleks sees ja mitte ainult üks kord, vaid rohkem selles tekstis. Ehk siis, et kui selle saapapaari, mille sina ostsid, et selle omaduseks, eks ole, on see, et ta on must, ta on madal, ta on naiste saabas, ta näiteks on mugav, siis tasub öelda, et mugav, madal, naiste saabas, must. Ja seda tasub näiteks teksti sees korrata ka mitu korda, sest Google vaatab sõnakorduste hulka. Kui sõnakorduseid on üle 6%, näiteks kui sa loed tavalist teksti, kus iga kui üle 6% sõnast on saabas selle teksti peal, siis normaalse inimese valu läviseb üle, et tekst on loetamatu, eks. Et noh, kui me räägime seda, et igas lauses see sõna saabas kordub, et siis ja ka Google saab sellest aru, et see tekst ei ole kirjutatud mitte inimesele, vaid ilmselt robotitele, et on püütud seda kunstlikult pushida ja ta tegelikult karistab seda siin selle eest, et ta paneb, vaata, kui me Google'i otsi tulemusi, kui sa oled 2 slaidi tagasi, siin või slaid äkki. Et nii, järgmine. Vaata, et siin on üks otsi tulemused näha, on ju,
et kui Google vaatab, et sa oled kasutanud ühte märksõna liiga palju, siis mis juhtub, on see, et vaata, siin on pilt sellest, kuidas on esimesel positsioonil see L'Oreal, eks ole. Et kui on kasutatud ühte märksõna väga palju, siis see positsioon, see keskmine positsioon, mitmendal kohal siin otsitulemustes otsingule must naiste saabas näidatakse, see hakkab kukkuma. Ja see on sellepärast, et Google'il tekib kahtlus, et äkki sa tegelikult ei ole kasutaja huvidest väljas ja äkki see, mida sa teed, on otsirobotile suunatud ja tänu sellele siis hakkab igaks juhuks langetama seal ja reaalsus on... Kuidas? Võimalik, mul tuli Kaja sisse siia. Kas keegi küsis midagi vahele? Okei, siis mul on ilmselt Kaja probleem siin. Et hakkab siis seda positsiooni langetama ja mida kõrgemal sa oled, seda rohkem klikke sa saad. Et esimese ja teise vahel, vanasti vahe oli 2 korda klikkide vahe, enam nii ei ole. See sõltub valdkonnast, see sõltub teemast, eks ole. Aga ma ütleks, et kui sa oled esimese 5 tulemuse hulgas, isegi esimese 6 hulgas väga hea, kui sa oled allapool 20 ja sealt edasi, on juba suhteliselt see, nagu see sinu liikluse hulk, mida sa saad Google'ist sellele lehele on, sa saad alla 2% klikkidest, eks ole, mis sa Google'ist saaksid tulla sama otsinguga. Ja kui otsingu volüüm või siis see maht, otsitakse näiteks musta naiste saabast, otsitakse, oletame, 1000 korda kuus ja kui sinu klikkide hulk, kui sa oled positsioonil 20 midagi, on seal näiteks oletama 0,8% sellest, siis see on maksimaalne liikluse hulk, mida sa Google'i kaudu saada võiksid. See on absoluutne maksimaalne, mis sinu jaoks kättesaadav oleks. Kui sa oleksid kohal esimene, teine, 3., 4., siis see maksimaalne hulk, mida sa saada võiksid, oleks 2000, kuna otsingud, eks ole, ennast ka 2000 umbes. Sa oled kohe nähtaval, sa oled kohe ees ja nii edasi. Et see, mida madalamal oled positsioonina, et seda väiksem on see liikluse hulk, mida sa Google'ist saada saad. Ja seetõttu on väga oluline, et see positsioon Google'is oleks võimalikult hea. Võimalikult hea on ta siis, kui Google näeb, et ahah, sa müüd saapaid, ta saab väga selgelt, see robot saab ka aru, eks ole, või tehisintellekt, mida sa müüd, et ahah, sa müüd musti, madalaid naiste saapaid. Mul on siin just täpselt otsing, mustad, madalad naiste saapad. Väga hea. Et järgmine asi, mis ta vaatab, et kas see toode vastab otsingule. Täpselt, et ma olen seda hästi tihti kasutanud seda võrdlust, et Google'ile meeldimine on nii nagu tööhõiveprotsess või tööle võtmine. Et kui sa tahad endale töötajat saada, kandidaati, et sul on otsid näiteks raamatupidajat, siis sa oled olukorras, kus kui saabuvad, paned kuulutusi välja, et meil on siin otsing raamatupidaja. Täpselt samad Google'i jaoks on see otsing kollane saabas, kes vastab kõige paremini otsingule kollane saabas. Et nüüd sina otsid raamatupidajat. Esimene asi, mis sa saad, on CV-d, eks ole, ja mida sa vaatad, on see, kas see CV vormistus peale vaadates oli väga jube või mitte. Ja see on see, kui Google vaatab, eks ole, kas see lehe kood töötab või ei tööta, kas ta mitte visuaalselt on ilus, vaid kas ta nagu tehniliselt on Google'i jaoks ilus. Ja selle kohta ma võin öelda, et Kaup24 on e-kommidest Eesti turul üks kõige paremini Google'i jaoks optimeeritud, sellega on aastaid tegeletud, et see tehniline kood ja see tehniline platvorm tegelikult väga hästi meeldib Google'ile. Ja ta väga hästi vastab Google'i ootustele. Ehk et see on nagu korras, et selle vormistusega probleeme ei ole, eks. Et järgmine, mida sa vaatad, kui sa raamatupidajat otsid, on see CV-s, et kas ta räägib raamatupidamisest seal. Kui ta räägib, et on olnud traktorist, ta on olnud keevitaja, siis võimalik sinu jaoks ta ei assotsieeru, et ahah, aga mul on ju vaja raamatupidajat. Eks ole, seda sõna raamatupidamine selles CV-s väga palju ei ole. Sul tundub, et äkki ta siis ei ole raamatupidamisega tegelenud varem piisavalt, et äkki ta on põhiliselt fookus on kuskil mujal. Eriti kui sa otsid kogemustega raamatupidajat, siis see, et ta on olnud seal mitu korda enne seda keevitaja, võib-olla sinu jaoks väärtus ei ole, eks ole. Ja sama teeb Google, ta vaatab, et kas sul see märksõna seal lehel on olemas, et kas seda piisavalt palju, ehk kas, kui me räägime mustadest madalatest naiste saabastest, et kas sa räägidki mustadest madalatest naiste saabastest põhiliselt või sa räägid tegelikult seal materjalist ja ma ei tea, meil on ka tooteid, miks ma seda ütlen, meil on päris palju tooteid, kindlasti olete ise ka näinud, kui ringi surfate, mis räägivad millest iganes peale selle toote enda. Räägivad seal, meil on saapad selles mõttes näide, olen leidnud meie valikust saapad, kus oli väga pikk tekst nahatööstuse ajaloost toote kirjelduses, et seal oli kirjas, et olid, mis iganes, ma ei mäleta, ühe lausega, et alas saapad 6 suuruses, mugavad ja sealt järgnes pikk tekst nahatööstuse ajaloost, mis kindlasti on jälle väga huvitav, aga Google'ile ei ütle, et tegu on saapaga, ta saab aru, et ahah, see leht on väga sobib neile, kelle nahatööstuse ajaloo teemalisi küsimusi. Ja sealt tekivadki need ebakõlad, eks ole. Ehk et see siis see teine asi, kui pärast see vormistus on okei, on see, et Google vaatab, kas need märksõnad on olemas, kas see sisu vastab sellele otsingule
Ja kolmas, et kõik seesama, et kui sa vaatad, et ahah, näed, et inimene on raamatupidamisega tegelenud, sobiks meile, on ju. Siis järgmine samm on see, et kui sul on hästi mitu võrdset kandidaati või paberi peal tunduvad võrdset kandidaati, siis sa küsid ilmselt soovitusi ja täpselt niimoodi Google käsitlebki sisse tulevaid viiteid ehk et nagu soovitusi. Kui sul on kandidaat, keda mitte keegi ei soovita tööle, siis tema väärtus on sinu jaoks väiksem kui kandidaat, kellel on 100 soovitajat. Eriti kui sinu jaoks mõni, näiteks sa vaatad soovitajate nimekirja, vaatad, ahaa, sinu jaoks usaldusväärne inimene, siis nagu Google'iks näiteks Delfi või usaldusväärne veebileht, näiteks Kaup24, eks ole, soovitab. Et Google seda vaatab, et kas ja kuidas on lood soovitajatega, ehk siis sisse tulevate linkidega. Ja see ongi see teenus, mida me pakume, aga mida te saate ka ise kasutada, paludes oma linke panna blogidesse, rääkides influenceritega, kasutada seda sotsiaalmeedias, korraldades oma veebis mänge, kus ütled, et oma veebis inimesed, et näiteks, et ma ei tea, jaga meie linke ja nii edasi, mitte ainult Facebooki kontodel, eks ole, vaid et just väljaspool Facebookiga. Ja need on Google'i jaoks soovitused ja töötavad täpselt nii, nagu siis tööle võtmisel seesama, kui sa vaatad, ahah, et näed, et selle inimesel on nii palju soovitajaid. Ja nüüd on lugu selline, et kui see sinu jaoks usaldusväärne inimene ikkagi ütleb, et ega väga hea ei olnud, et ta küll soovitanud kirja pandud, aga hakata ka vestlema või uurid selle raamatupidaja kohta, et tegelikult ta ikkagi jõi ja nii edasi, eks ole. Et kui ta räägib sellest negatiivse tooniga sellest, hoolimata sellest, et ta kirjas selle kui soovitaja, siis see sinu jaoks loeb rohkem kui ükski asi, mida sa enne oled lugenud. Et see CV võis öelda, et on maailma kõige parem soovitaja, raamatupidaja, eks. Aga kui sinu jaoks usaldusväärne inimene nüüd ütleb, et tegelikult on temaga probleemid, siis see, et CV oli suurepärane, see sinu jaoks kaotab igasuguse tähenduse. Ja see on täpselt sama, et kui Google vaatab mingisuguseid arvestatavaid, Google saab aru näiteks toonist, et ta ei saa aru sarkasmist, aga ta saab aru sellest, kas räägitakse negatiivses kontekstis või positiivses kontekstis. Ja seetõttu näiteks oluliselt ka review'd, Google enda review'd, eks ole, ja Trustpilot review'd ja igasugu keskkondades olevat tonaalsus. Et kui teie lehele jagatakse link ja kontekst või see toon seal ümber, need märksõnad, mida kasutatakse, viitavad negatiivsele kogemusele, siis Google teeb ka sellest järeldused, mis tähendab seda, et näiteks on olnud Eestis olukordi, kus kuna Google nalja ei mõista, siis on olnud olukordi, kus justkui ironiseeritakse mingitel teemadel ja sellest teeb mulje, et tegemist erakordselt positiivse soovitusega ja vastupidi. Et eestlasele omapärased, oli kah või käis kah ja nii edasi, et see tonaalsus on nagu hästi selline neutraalne või Google'i mõistes pigem negatiivne, et see justkui mõjutab seda linkiga negatiivselt. Ehk et kui te neid linke hangite, siis jälgige, et seal oleks see tekst ümber neutraalne. Google vaatab lingi ümber umbes 200 märksõna, mis siis seda teksti, näiteks kui seal lõigu sees on sinu link, ta vaatab, mis selles lõigus üldiselt muu tekst on, mis sõnu seal kasutati ja nii edasi, et vältige seal negatiivse konnotatsiooniga sõnu. Et kui te näiteks blogidesse artikleid kirjutate või manete, et ärge kasutage selle eitusi näiteks. Või ärge öelge, et näiteks see saabas ei hakka hõõruma. Et Google näeb seda, hõõrub, et see on see, mida tema sealt võib välja lugeda, eks ole. Et vältige nagu sellised väljendeid ja samamoodi oma toote kirjeldustes, kuna Google loob selle teksti läbi, eks ole, et kui te oma toote kirjeldusi kirjutate, tasub sinna panna hästi positiivse konteksti, kasutada asju, mis on olemas, näiteks Saapal on olemas nöörid, on väga mugav, on mõistliku hinna ja kvaliteedi suhtega, hea paksu tallaga, seest vooderdatud, pehme ja nii edasi, et tooge siis need omadused välja ja alati selles positiivses või siis on olemas kontekstis, mitte mida ta jätab tegemata. Ja meil tegelikult on tulemas vist, kui ma saan aru, Tiina õigesti, eks ole, meil tuleb üks visibility teemaline üritus veel, kus me räägime tegelikult sellest nähtavusest ja nendest asjadest natukene pikemalt, et me võime ka teha nii, et kui teil küsimusi on, siis te saate küsida ja võime siis tollel hetkel rääkida natuke rohkem ka meie pakettidest, aga seekord ma pigem ütleks lihtsalt, et enne kui te meilt SEO teenused ostate, et vaadake üle oma tootekirjeldused, et vaadake, et märksõnad oleks olemas seal, et te räägiksite positiivselt oma toodetest ja kui teil on kohti, kuhu jagada linke, tuttavate veebilehed, partnerite veebilehed, tarnijate veebilehed, ma ei tea, näiteks valdkonna alaliitude ja liitude ja ühenduste veebilehed, siis kindlasti kasutage juhust. Miks kasutatakse Eestis influencereid, blogijaid, eks ole, ka Mallukas ja nii edasi on just seesama, et Google'i vaates on justkui soovitaja, et need tasulised artiklid väga tihti tasuvad ära, mitte ainult sellepärast, et kas sealt tuli ostjad peale, vaid ka, et Google sai ühe autoriteetse soovitaja lisaks. Et seetõttu võib-olla tasub ise enne vaadata, mida te saate ise ära teha.
aga kas teil kellelgi on äkki küsimusi? Vist ei ole. Et siis ma ütleks omalt poolt aitäh ja kui meil tuleb see visibility teemaline üritus, siis me räägime nendest teenustest ja võimalustest ja pakettidest natukene pikemalt, aga veel kord ütlen, et enne kui hakata rääkima, siin ei ole hinnainfot selles presentatsioonis ka, eks, et enne kui hakata rääkima neist pakettidest ja sellest, mida saab teha ja mida ei saa teha, siis ma jätkuvalt ütlen, et teil on mõistlikum teha natukene ise seda eeltööd ja mitte osta meie käest tekstide ümberkirjutamise teenust, sest et üldjuhul, kui me seda teenust pakkuma peame, siis see on sellepärast, et kõige lihtsamad asjad on tegemata jäetud. Näiteks seesama, et sul on toode, sa müüd saapaid ja sulle ütled lihtsalt pealkirjas, et mustad ja mugavad. See ei ütle sõna saabas isegi puudu, eks ole. Et see on teenus, mida te võimaluse korral pakkuge endale ise, eks ole, et jälgige, et saate siis need märksõnad sisse. Ma lihtsalt lasen siin natukene neid pakettide seda infot natukene juurde, et siin silmadega kas või üle käia, eks ju, natukene. Jah, meil need paketid on ka muutmisel, ma sain aru. Et see on ka üks põhjus, miks ma neid ei näidanud. Jah, aga siis, issand, mina kuulasin nii huviga. Aitäh sulle selle SEO info eest. Kui siin on äkki nüüd SEO kohta küsimusi või siis selle eelneva bännerite ja kõik selle muu turunduslike vahendite kohta küsimusi, siis julgelt kirjutage või siis küsige. Vastame, katsume vastata, aitame. Kristi Priks, sul on käsi püsti. Kas sa tahtsid küsida või sa jäi püsti eelmisest küsimusest? Jan Simmer käsi. Kui kellelgi on küsimusi, siis te võite tegelikult mikri sisse panna, lihtsalt küsida, ei pea siin kuidagi viipama enne. Ja kõikide nende reklaampakkumiste kohta ongi, et kõige targem midagi huvi pakkus või mingi küsimusi veel on, siis kirjutage oma võtmekliendi haldurile, et siis koostöös nagu me leiame kindlasti selle kõige parema lahenduse, mis just teile. Räägime rohkem hindadest, räägime, mis võimalused on ja aitame teid igakülgselt, et andke aga märku ja vaatame, et mingit kohustust kohe ei ole, kui te huvi tunnete, et lihtsalt küsige ja kirjutame. Ja seesama küsimus enne Aleksander, mis küsis, eks ole, et kui sa märkad, et su toode ei tule päriselt ka oluliste märksõnadega välja, eks, et kui sul on saapad müügis ja keegi otsib sõna lukk, et siis ta võib-olla ei peagi välja tulema see saabas, et äkki ta eesmärk ei ole, siis pigem seda saabast otsid, eks ole. Et kui on märksõnu, millega ei tule välja, siis kirjutage samamoodi, et märku anda, me saame need otsinguid seadistada ja parendada. Aga mida rohkem tuleb teilt sellist sisendit, seda paremaks saame otsingut teha. Gertrud, äkki sa saad siia chati panna need lingi playlisti selle eelnevate, juba tuleb sealt erinevaid. Ainult mõtle ja kohe tehakse, võt niimoodi seal nii käibki siin. Aitäh. Aga igatahes, kui ei ole küsimusi, midagi tuli. Kui toode on kinnitatud, tahaks muudatusi teha, siis lihtsalt kirjutage meile, me saame tootekaardi avada ja saate öelda, mis tahad seal muuta ja me saame teile uuesti avada ja saate muudatusi teha. Siis ta muidugi kontrollitakse uuesti üle, aga. Ja meil on olnud kahjuks probleeme selliste asjadega, et ma saan aru, et see on ebamugav see protsess, eks ole, kui sa oled müüja, aga et me saame sellest tegelikult, me inimlikult saame sellest kõik aru, aga meil on olnud kahjuks probleeme, eriti just nendega, kellel on toote hulk on hästi suur, kes feedidega sisse saadavad. Et kui on feed valesti seadistatud, siis lähevad info valesse kohta ja nii edasi, et see ei ole kasutaja jaoks enam tarbitav see info ja tänu sellele me kahjuks oleme olukorras, kus me ka kõiki neid, kes väga korralikult ja väga hästi kõike teevad, me ei saa kohe jooksvalt lasta laivi ja et vabandame, et me anname oma parima ja see tegelikult on kasutajate huvides ja tegelikult ka teie huvides, et kui me ikkagi näeme, et olgu, et nahatööstuse ajaloost taheti kirjutada, mis siis teha, eks. Aga et kui me näeme, et seal on info valesti täiesti pandud, siis me anname märku sellest ja aitame tagada ka seda, et see müük tegelikult tuleb peale. Jah, et vist on kõik selge ja kui tekib küsimusi tõesti nüüd pärast mõtlete selle seminari peale järele natuke ja tekivad mingid küsimused, et ma ei küsinud või kuidagi, mis nagu tuleb nüüd teie enda kauba analüüsimisest välja, siis muidugi võtke meiega ühendust ja räägime. Aga ma siis omalt poolt tänan Kristiinat väga huvitava jutu eest. Aitäh teile!
ja aitäh kõigile, kes tulid ja kaunist reedet teile ja kohtume juba järgmistel seminaridel. aitäh!